Esimene harjutuse jaam Hyrox võistlusel on suusamasin ja suusamasinat tuleb tõmmata 1000 meetrit. Ja minu arvates on suusamasin väga hea masin niisama ka treenimiseks. See on siis pigem aeroobse treenimiseks, ehk siis võhma saab sellega treenida, aga mis teeb selle väga heaks on see, et see on ülakeha dominantne, ehk siis sa saad ülakehaga endal võhma treenida, sellepärast et enamus teised aeroobsed asjad, enamus võhma treenimise asjad on kõik alakeha dominantsed. Näiteks ongi teed väga palju jooksmist või rattasõitu, jalad on väsinud, jalalihased, aga tahaks võhma juurde treenida, siis see masin aitab. Ja Hyroxi perspektiivis on enamustel inimestel mõistlikum seda masinat pigem rahulikult alguses võtta, et selle masinaga saab väga intensiivselt teha ja kõik inimesed seostavad seda väga intensiivse kardioga, aga tegelikult saab ka siin rahulikult seda suuska tõmmata, ilma et sa ennast väga kiiresti läbi tõmbaksid. Ja üldjuhul selle jaoks tahame me ka selle käigu pigem madalaks panna, see käik põhimõtteliselt mõjutab seda siis, kui palju õhku sinna sisse läheb, kui kiiresti see ventikas pidurdab põhimõtteliselt. Kui ma jätan selle madalama peale, siis ta on natukene nii-öelda kergem tõmmata, aga lõppkokkuvõttes vahet pole, kui raske ta on, masin kalkuleerib ära, palju siis energiat sisse paned. Ja me pigem tahamegi teha selliseid kiireid sutsakaid siin, kiireid tõmbeid ja siis puhata tõmmete vahel. Teen sellise kiire sutsaka ja puhkan tõmbe vahel. Ehk siis selline rahulik, ühtlane tempo, mitte ma ei hakka siin ilgelt sprintima, vaid pigem hoiad sellist rahulikku tempot, teed sellise kiire sutsaka ja siis relaxid üles ja lased masinal põhimõtteliselt ennast ise üles tõmmata. Ja kuna Hyroxil on väga palju jooksmist, siis sa tahad ilmselt oma reiepealseid ka säästa, siis me üritame seda mitte liiga palju kükiks muuta, sest muidu sa teed siin 4-5 minutit kükke, ütleme siuke 4-5 minutit tavaliselt läheb inimestele, et see 1000 meetrit teha, vaid üritame seda rohkem puusa dominantseks teha, siis me säästame endal reiepealseid ka natukene, ehk siis ma lendan siia rohkem nagu kehaga sisse, niimoodi, mitte ma ei lähe alla kükki. Hops. Ja mõtled, et sa ei tõmba kätega seda, käsi ei tõmba sirgeks, vaid pigem küünarnukkide ja kehaga nagu rindkerega lendad alla, väike sutsakas ja lased masina ennast üles tagasi tõmmata. Ja tempo poolest üritadki pigem sükest rahulikumat tempot kasutada, näiteks sükest tempot, millega sa teeksid mingit 5 või 10 kilomeetrit siin masina peal. Ehk siis mõtled sükest tempot, millega sa jõuaksid mingi pool tundi vähemalt seda masinat tõmmata, sellepärast, et siis sa jõuad siit pärast edasi joosta. Muidu tõmbad siin kopsu kokku ja võistlus on tehtud.